Täna on siin juba mitmes ettekandes läbi käinud see rahvustervikluse mõiste ja meie erakonna siis suhtumise alus teistesse erakondadesse ongi siis see rahvusterviklus. Ja ehk see tähendab siis seda, et eestlaste jaoks on just eestlaseks olemine kõige esmasem osa meie identiteedist ja see on midagi, mis meid siis kõiki meid seob, hoolimata sellest, et missugune maailmavaade või missugused poliitilised seisukohad meil parasjagu on. Ja meie ideaal siis meie määratluse kohaselt on rahvusterviklus selline harmooniline ühiskond ja selline ajalooliselt kujunenud tervikorganism, mis tuleb minevikust, mis on praegu olevikus ja siirdub siis edasi tulevikku. Ja see on siis vabadest ja iseseisvatest kodanikest koosnev ühiskond, kus on tegelikult koos tegevuses nii vasak- kui parempoolsus, nii konservatiivsus kui liberaalsus ja isegi ka rahvuslus ja multikultuursus ja loomulikult ettevõtjad ja töövõtjad ja kui soovite, siis ka ja iseenesest mõistetavad siis mehed ja naised, aga kui soovite, siis ka binaarsed ja mittebinaarsed. Ja see on selline ühiskond, mis peaks siis korraldama ennast siis referendumitega ja saab hakkama ilma immigratsioonita ja välissekkumiseta ja kus siis põhimõttelisi otsuseid tehakse referendumitega, nagu enne ütlesin. Nii, ja sellel on tegelikult üsna sügav sisu, sellel rahvusterviklusel. Me oleme küll siis liberaalsuse ja konservatiivsuse teljel. Oleme me siis konservatiivid ja rahvusluse ja multikultuursuse teljel oleme me siis rahvuslased. Aga sotsiaalsel teljel oleme me siis tegelikult erinevad Isamaast ja EKRE-st, kes liigitavad ennast siis parempoolseteks, et meie siis liigitame ennast teljeülesteks või tsentristideks. Ja see tuleneb ka asjaolust, et meil on lihtsalt ühiskond praegu selles olukorras, kus ta sellist sotsiaalset telje ülesust vajab. Varanduslik ebavõrdsus on Eestis siis praegu suurem, kui ta on kunagi varem olnud ja see ei ole kuidagi tegelikult Eesti ühiskonnale omane. Sellepärast, et Eesti ühiskond on sotsiaalselt homogeenne ühiskond, kus ei ole mõisahärrasid ega mõisavreilisid, kus me oleme kõik ühtemoodi eestlased. Ja praegu see majanduskriis ka süvendab ebavõrdsust ja ka meie erakonna liikmete küsitlus, millest siis Rudolf räägib pikemalt, see kinnitab, et me soovime seda ebavõrdsust vähendada. Ja loomulikult me teadvustame, et ühiskonna rikkus sünnib ettevõtlusest, et mitte millestki muust ja me ei ole marksistid, kes siis erinevaid ühiskonnaklasse omavahel vastandavad. Aga siis rahvuslastena ei jäta me siis oma ühiskonna liikmeid hätta. Nii, ja siit edasi siis siirdume stiili juurde. On loomulik, et kui me näeme oma rahvust tervikuna, siis ei tohi me teisi erakondi ja eriti siis nende valijaid kohelda siis vaenlastena, ei mõtte ega ka siis kõne poolest. Ja heal juhul võime siis neid kohelda eksinud pereliikmetena. Ja toonitan ikkagi pereliikmetena, keda meil endil tuleb siis meie poole tagasi võita. Ja kui see ei ole seni õnnestunud, nende eksinud perekonnaliikmete meie poole tagasi võitmine, siis see ei ole mitte nende süü, vaid see on tegelikult meie tegemata töö. Ja sellega seoses peaksime siis esindama ka sellist uut väärtuspõhisemat ja eetilisemat poliitilist kultuuri. Ja meie retoorika ei tohiks olla siis lõhestav, ei
ja mitte siis sellepärast, et me tahaksime olla parketikõlbulikud või mis iganes, vaid sellepärast, et me näemegi oma ühiskonna teistmoodi ja mitte ainult EKRE-st teistmoodi, vaid kõikidest teistest erakondadest teistmoodi, teistest Eesti erakondadest. Ja noh, võib-olla ei ole meil see ka alati välja tulnud, aga raudselt tuleb siis selle poole püüda ja tuleb öelda ka seda, et siis väga paljud erakonnad on ju väitnud seda, et nad tahavad uut poliitilist kultuuri esindada ja tuua poliitikasse, ja nad pole sellega hakkama saanud, aga see ei tähenda, et meie ei peaks püüdma sellega hakkama saada. Nii, nüüd edasi siis sisuliste küsimuste juurde. Kõigepealt siis massiimmigratsioon. Sellises mahus, nagu ta praegu toimub, on siis ERK mõistes täiesti meile eksistentsiaalne oht. Ja meie arvates peaks olema migratsioonisaldo 0, see tähendab seda, et lahkujaid ja tulijaid peaks olema sama palju. Ka EKRE on täiesti mööndusteta suuremahulise immigratsiooni vastu, aga Isamaa programmis on ta siis sõnastatud leebemalt, kuidagi, et ollakse kontrollimatu immigratsiooni vastu. Mida see tähendab? Ei ole päris täpselt aru saada ja ausalt öeldes ka Isamaa tegevusest ei ole päris aru saada, et kui palju nad siis selle immigratsiooni vastu on. Nad ütlevad, et või Isamaa poliitikas räägitakse kvoodi vajalikkusest, aga tegelikult kvoot ei tähenda Eesti migratsiooni reguleerimisel enam suurt mitte midagi. Siin on 20 erandit sellest kvoodist. Nii, nüüd ja Isamaa poliitilises agendas ei ole ka immigratsiooni teema erinevalt ERK-st ja EKRE-st siis kuigi kõrgel kohal. Nii, nüüd edasi loodushoid. Ja siin me jälle erineme nii Isamaast kui ka siis EKRE-st. Meie tõstame esile selle vajaduse loodusliku mitmekesisuse ja pärandmaastike kaitseks. Ja me ei saa siis lubada nende tööstusettevõtete või kaevanduste rajamist, mis seaks olulisel määral ohtu Eesti looduse. Ja ka praeguses olukorras me ei toeta fosforiidi kaevandamist Virumaal. Nii, ja meie mõistes on siis ühiskond ja rahvus ja looduse territooriumiga üks ühine tervik. Nii, edasi otsedemokraatia. See tähendab siis kodanikuõigusi selgitada või algatada referendumeid ja otsustada poliitilisi küsimusi referendumitel. Ja siin on EKRE ja ERK siis ühel nõul, Isamaa mitte. Ja meie puhul lähtub see ikka sellest samast rahvustervikluse kontseptsioonist, et heas peres tehakse otsused koos ja vähemus nõustub enamusega. Ja too referendumite juurutamine võiks meil siis päästa ka meie parlamentarismi, mida siis ma usun, et parlamendi liikmed või ka endised liikmed võivad öelda, et see on praegu täiesti ummikseisus. Nii, nüüd aga erinevalt EKRE-st me siis arendame otsedemokraatiat erakonna sees ja see esiteks siis ei luba erakonna juhtkonnale külveks minna ja teiseks näitab ka seda, et me oleme tõsiselt võetavad ka seda riiklikul tasemel propageerides. Nii, ja nüüd lõpetuseks siis üldiselt võiksime võtta siis hoiaku, et me oleme neist eriarvamustest hoolimata siiski 3 venda. Küll need 2 venda ükskord ka sellest aru saavad, või nad pole sellest aru saanud. Tervitame neid mõlemaid ja loodame, et meie järgmisel suurkogul on ka nemad siin ja tervitavad meidki. Aitäh!